aastal 2013, aasta enne seda, kui rakendub uus ideoloogia Euroopa poolt meile abiks pakutuna. No nii, inimesed lähevad ära, töökohti jääb vähemaks, põllumajanduse tööhõive ehk 2,5%. Põllumajandusvälised töökohad on täna sisuliselt olematud. Neid oleme eelmise 9 aasta vältel üritanud juurde teha, sest me kõik saame aru, et põllumajandusväliste töökohtade päralt on suur roll ja nende vastu järgi nõudlus on olemas, kuna me teame, et elada maal peab olema leib laual ja neid asju, mis maal leiva toovad, peab olema põllumajandusega seonduvalt, põllumajandustooraine baasil, aga loomulikult ka põllumajandusväliseid. Nii et kohalike omavalitsuste poolt tehtav täna elu- ja ettevõtluskeskkonna edendamiseks ei ole piisav, seda teame kõik, selleks ei ole nendel motiivi. See, et meie enda esindusorganisatsioonid on täpselt sellised, nagu nad on, seda me teame ka. Kui mitmes esindusorganisatsioonis on täna iga maakas, kui mitmele esindusorganisatsioonile maksab ta oma maksu makstes ja delegeerib oma esindusõiguse, seda teame me kõik, aga reaalseid tulemusi toodavad meie esindused, ütleme tagasihoidlikult. Aga et mitte minna igavaks selle sissejuhatusega, siis me oleme kokku leppinud kõigi teistega ka, et igaüks annab tänasest olukorrast oma mätta otsast väikse nägemuse ja mida tema näeb ja hindab ja mureks peab tänases maaelukeskkonnas, et vasakul käel Andres Arrak, kes näeb suurt pilti ja mõistab seda ka eestimaalastel ja loodetavasti ka siin kommunikeerida ja ehk on siis temalt mõni retsept või diskussiooni teema püsti pandud, mis tekitaks tuleviku mõttes positiivseid liikumisi. Andres, ole hea, tee omalt poolt ots lahti. Ja nüüd on sees jah. Tere jah. Ma olen EVA volikogu liige. Ja olnud ettevõtja aastal 89 asutasin ühe pisikese ettevõtte, siis sai hakata neid väikeettevõtteid asutama ja asutasin Tartu Ülikooli juurde ja 10 aastat see kestis. Aga me väga sattusime valesse valdkonda, me hakkasime majandusõpikut kirjutama ja väga ruttu sai selgeks, et see on kõige kindlam moodus oma pere nälga jätta, et me teeme seda veelgi, aga mitte raha pärast. Ja praegu ma olen koos kasupojaga teeme ühte pisikest firmat, mille juhatuse liige ma olen. Aga kui me räägime nüüd üldse nagu sellest linna ja maa vahekorrast ja linnaelust ja maaelust, siis eks see kõik ole suhteline. Ükskord helistab mulle Marko Reikop, teate küll, kuskil päeval kell 2 ütleb, kuule, selline teema on pakkuda, tule astu kell 6 läbi, et teeme selle 7, mis see ringvaade vist või. Ma ütlesin, et kuule mees, aga tead sa, ma asun 200 kilomeetri kaugus. Aga mis sa seal maal teed? Nii et, ühesõnaga jah, et mõni ajakirjanik ikka veel endiselt ei tea, et mis see maa on. Aga enda õigustuseks ma võin ikkagi nii palju öelda, et ma olen küll Tartus sündinud ja kõik oma 55 aastat seal ära elanud. Aga küll nüüd viimased 7-8 aastat ma elan või olen sisse kirjutatud ja maksan tulumaksu selles mõttes. Sealt küll 25 kilomeetrit lõuna poole ehk siis Elvast põhja poole veel kord 5 kilomeetrit Konguta vald, Mälgi küla, Harraku talu. Ja miks ma seda teen on see, et meil on see, mul on vähe maad, seal mingi, vanemate talu on see tegelikult veel. Ostsid kunagi rubla ajal 200 rubla eest. Seal on kokku on mingi 8 hektarit, nendest 4 on mingi selline noor mets ja võsa ja teen ise oma talvepuud, linnas elan puuküttega korteris, ise teen metsas puud, ise tassin välja, pakasnikus vean linna ja hoian sellega kõvasti nagu raha kokku ja üldse istuva eluviisi puhul on, ma usun, see natukese üldse väga hea.
aga siis ühel talvel, muidu olid kõik ilmalumeta talved, aga siis ühel talvel ma ei saanud sealt niiviisi, et suure tee pealt või suurema tee pealt on veel 300 meetrit minu juurde siin. Ja ükskord ma ei saanud sisse. Noh, sahk oli käinud küll, aga topiti valli sinna minu tee otsa ja ma ei pääsenud oma puudele järele. Ja siis helistan valda ja ütlen, et kuulge, mis te nüüd siin nalja teete, et enne ajasite mul selle lume lahti, nüüd enam ei aja. Aga kes te olete selline? Andres Arrak. Ja siis? So what? Noh, edasi. Mingi linnavurle, kes naudib siin seda linnulaulu ja lillelõhna ja siis ongi, siis sellest ajast alates siis ma läksingi vallavalitsusse, kirjutasin ennast sisse. Ega ma muud ei tahagi sealt praktiliselt rohkem, et ega ma selle ettevõtlust ei arenda mul aiamaa on ja peenar on ka ja kasvuhoone on ka, aga see on ka kõik. Ja kookred on tiigis. Aga tegelikult muidugi on olukord kurb. Vaat ma tulin just Nopri talust, seal said kokku Läti ja Eestu setud. Oli sul seal üks selline üritus, eks. Ja ise esinesin seal ja kuulates kogu seda nii-öelda ääremaa juttu seal ja nendest probleemidest, siis sealt ma sain idee ja mul on, kui te võib-olla teate, mul on üle teisipäeva on Vikerraadios 1:30. Nüüd on ta nihkunud 1:30 peale. On mul selline kolum seal Aivar Udimägiga me 2 peale teeme. Ja siis innustatuna sellest Nopri talu sellest seto üritusest, siis ma käisin välja sellise intrigeeriv lausest, et noh, ma olen ennegi peksa saanud. Ütlesin, et maal tänapäeval elavad, kui vaadates seda, et noh, mis tegelikult toimub on see, et on maalt linna või noh, saare pealt mandrile, on saarte peal ka sedasama juttu rääkinud, siis suuremasse linna ja siis välismaale, eks. See on see, mis tegelikult praegu toimub juba väga intensiivselt. Ja siis ma ütlesingi, et noh, sellest loogikast lähtudes elavad Missos ja Mehhikoormas. Mehhikoormas lihtsalt oli mu esimene ämm, sellepärast see Mehhikoorma. Elavad, siis ma leitasin uue eestikeelse sõna, need ökonaudid, siis mingid hullumeelsed või vanadusest nõdrad või siis ennast liikumisvõimetuks joonud. Sest noh, tublimad on ju ära läinud, eks. Nii, see oli siis 1:30 oli siis see raadios, kuskil kell 4 potsatab minu mailboxi Õhtulehe ühelt ajakirjanikult, ma ei hakka seda nime siin mainima. Selline hädakiri. Kuulge Arrak, et kell on küll väga palju, aga ja ma saan aru, et te olete väga hõivatud, aga äkki teil on siiski aega, et teate, et siin Missost ja Mehhikoormast inimesed helistavad ja on väga tigedad nagu erilased ja küsivad, mis neil viga on seal Mehhikoormas. On nad siis hullud või joodikud või mis nad siis on, eks. Sellepärast, et Õhtuleht nagu ajakirjanikud tüüpiliselt, ta oli noppinud minu sellest välja sellest minu kommentaarist selle ühe lõigu, eks juba nüüd rasvase pealkirja. Arrak ütles, et maal elavad ainult, noh siis need ökonaudid või hullud või joodikud. Mina ütlesin talle, näitasin talle muidugi keskmist näppu, ütleme seal kirja teel. Ütlesin kõigepealt vabandanud minu ees ja teiseks, et loe nüüd ise ka minu artikkel läbi. Noh ja siis sellega asi veel ei piirdunud, järgmine päev ta oli küsinud kontra käest, mis tema sellest Arraku ütlusest arvab. Aga tegelikult teil asi ütles, et mitte naljakas, vaid asi ongi tegelikult kurb. Sellepärast, et ma olen seda ka mitmes kohas välja öelnud, et kui praegused tendentsid jätkuvad. Ma mõtlen see emigratsioonivärk ja see maalt linna ja välismaale ja see demograafilised trendid, siis tegelikult ka 20 aasta pärast on Eestimaal 1,5 linna. Ja veel 20 aasta pärast näidatakse viimased eestimaalasi murumütsid peas Rocca al Mare Vabaõhumuuseumis välismaalastele raha eest. Ja see on tegelikult reaalsus, sellepärast, et Kesk-Eesti maakonnad ja Põlva maakond näiteks on eriti ja Ida-Viru on kaotanud 10 aasta jooksul üldse 20 ligi veerandi töökätest. Mis tähendab seda, et ega siin need vanakesed ja nõrgad ära ei lähe, vaid lähevad just need töövõimelist. Mis tähendab seda, et kui see selline veel 10 aastat veel jätkub või 15 aastat, siis me olemegi augus. Ja mulle väga meeldis, ma kuulasin ka esimeses number 1, kõige suurem lava seal, seda esimest paneeli. Seal võttis sõna Rapla vallavanemist, et Rapla linn ja vald ühinesid hiljaaegu. Ja noh, ta tõi nagu välja selle probleemi, et ei, see oli selle valla elanik, jah, mitte vallavanem ütleski, et näed, et Rapla linnas on kõik tuled säravad ja teed on asfalteeritud ja on isegi mõni kohvik juba aga et vallateed on endiselt kruusatatud ja auklikud ja seal on väga kehv olla.
et vaata mõni siin Kanal 4-le andsin siin intervjuu, kuidas ma kommenteerin seda, et kui noh, ja Jüri Mõisat tsiteerides, et tulgegi kõik Tallinnasse, siis lähebki elu paremaks ja siis ongi kõigil hea olla. Sest vaata, siis öeldi seal, mulle väga meeldis ja nüüd praegu tsiteerin, ma ei mäleta, kes see seda välja ütles, et praegu toimub see, jah, kõik koonduvad ära Tallinnasse, sest et Lõuna-Eestis on võimatu elada, eks. Et Eesti ei saa välja näha, nagu ka ei saa Rapla vald välja nagu selline, et on üks suur pommiauk. Nii, ja siis seal kuskil servas, no kui me räägime Tallinna põhjakaldal või siis kuskil siin Tartu näiteks siin Lõuna-Eestis ja siis on mingi kuldmuna, selline lehtkullaga kaetud muna, aga ümberringi on selline tühi lageliiv ja tühi väli, eks selline pommiaugu sarnane. Tallinn ei jää ellu, kui tal ei ole seda tagalat. Ja selle tagalat on loomulikult ka Tallinnat vaja. Ja nüüd on kogu küsimus selle, et kas seda jõge saab panna tagurpidi pöörama. Ja ma arvan, et see ongi meie tänase selle nagu paneeli siis see põhiline see mureprobleem. Et kas on võimalik kuidagi see nagu üks asi, mida lihtsalt pidurdada see, vaid tagasi pöörata see jõgi voolama. Ja kogu küsimus on selles, et Eesti on selles mõttes üks maailma elamisväärsemaid paik üldse. Seda ma räägin oma tudengitele, olen rääkinud juba viimased 10 aastat. Seda esiteks, et meil on õre asustus, Eesti on üks maailma kõige õredamini asustatud riik üldse. Kui polaaralad ja Tiibet ja Sahara välja jätta. Meil on pool metsaga kaetud, meil on 1700 järvi ja 1400 saart või see vastupidi vahet pole. Ja meie rannajoon on pikem kui Mongoolia riigipiir. See elukeskkond on siin ja meil maa ei värise, et tsunamid ja tornaadod ei käi üle, eks. See elukeskkond siin on tuleviku perspektiivi mõttes üks inimväärsemaid üldse. Nüüd on küsimus, kas me seda endale teadvustame täna ja kas me võtame midagi ette, et see jõgi lihtsalt ikkagi pannagi tagurpidi voolama. Sellepärast ma ütlen veel kord, kui maal kedagi ei ela, siis esiteks on see juba julgeoleku küsimus. Kui meil on 1,5 linna ja maal mitte kedagi ei ela või on ainult lihtsalt mingid suured väljad, kus traktor laseb ringi ratast GPS-iga, eks, ja niidab ja külvab ja teeb kõiki muid asju, eks. Siis see tekitab julgeolekuprobleemi, nii nagu ma toon paralleeli, et idapool Uuralid elab ainult 35 miljonit venelast. Ja venelased ei suuda seda territooriumi juba hallata ja hiinlased juba võtavad üle. Et see on juba selline julgeoleku küsimus. Aga tegelikult kõik taandub sellele, et kuidas luua töökohti maal. Ja vaata, nüüd ongi see, maal saab toimuda 3 sorti elu selles mõttes. Kui me räägime nüüd põllumajanduslikust suurtootmisest, siis selge see, et tänapäevane põllumajanduslik tootmine on üli automatiseeritud, väga tehnoloogiline, kasutab väga vähe tööjõudu, tootlikkus inimese kohta on väga suur. Nii, ja see tähendabki seda, et seal saab ainult Eestis siis täna on mingi 2+ % inimesi hõivatud põllumajanduslikus tootmises. Ja Euroopa Liidu keskmine on SKT-st luuakse põllumajandus ainult 1,8% ja Inglismaal 1,2%. Nii et ütleme siis niiviisi, et põllumajanduslik tootmine, ekspordivõimeline tootmine ja Eestis on selles mõttes know-how väga hästi olemas. See kindlasti jääb ja on ja sellel on tulevik. Küsimus on selles, kas see aitab kaasa maaelu säilimisele. Ja vaata, nüüd tulebki see selline teine ettevõtluse ja eluvorm maal. See on siis nüüd see elustiili ettevõtlus. Need on siis esiteks need pisikesed talud, kellel ikka mõnel veel on 1 lehm või 2 kitse ja natuke pikem sibulapeenar nagu seal Meivorma Peipsi ääre kandis on. Need ei ole rikkaks saamise firmad, vaid need on, esiteks on see selline nagu pere elus hoidmise elustiili ettevõtlus, sellepärast et maal elamine on tänapäeval luksus. Ja sul peab mingi sissetulek olema, et sa seal ära elaksid. Ja selge on see, et sealt ei tule niivõrd mitte seda põllumajanduslikku tootmist, aga need elustiilifirmad ja need pisikesed mikro- ja väikeettevõtted, millest Marina, mille eest sõdib juba siin aastaid ja loen tema artikleid, eks. Siis see ei saa suures osas olla põllumajandus, see saab olla teenindusettevõtlus. Ja siin on veel 3. sorti inimesi, nagu mina ja nagu Marina ise ka, kes ütleb, et sa elad maal, eks, ja käid linnas töö. Et noh, ja näiteks mul seal, kus minu talu on, seal 500 meetrit eemal on kohe noor ülikooli professorid, mees ja naine elavad seal ja kolisidki oma, neil on 3 väikest last seal. Ja ma tunnen veel oma lähimas tutvusringkonnas veel vähemalt 5 perekonda, kes on kolindki ära maale ja reaalselt ja käivad linnas töö. Aga ütleme, see katus ei lange sisse, see maja on hooldatud, see maja ümbrus on kontrolli all. Nii et laias laastus ma nüüd lõpetan kohe ära ja annan sõna edasi, et
tegelikult peame nagu kõiki kolme maaelu valdkonda nagu silmas pidama, kui me räägime selle jõe tagasipööramisest. Nii-öelda siis see suurtootmine, elustiili ettevõtlus ja ka lihtsalt need, kes saavad lubada endal luksust elada maal ja käia linnas tööd. Aitüma, Andres. Marina, minu kord. Kas midagi ise siis? Ei. Tere ja aitäh kõigile maaettevõtluse huvilistele. Tore näha, et meil ikka päris palju uusi nägusid siin ümberringi, mitte ainult vanad EVA sõbrad. Ma räägiksin paar sõna taustaks ja lihtsalt infoks, millega tegelikult me praegu ettevõtjate esindajana tegeleme selle maaelu poliitika kujundamise ja toetamise valdkonnas. Sest et väga palju räägitakse abstraktselt Euroopa toetustest ja eurorahast, mis pidi just nagu jõvedena voolama ja nii põllumehed kui ka teised maal tegutsevad pidid sellest suplema. Ja tegelikult see asi kaugeltki ei ole nii ja ma räägiksin lihtsalt mõned faktid ja mõned sellised valupunktid, millega praegu EVA on läbirääkimiste laua taga Põllumajandusministeeriumis selleks uue finantsperspektiivi ehk siis 2014-2020 loodavas siis maaelu arengukavas. Ehk siis see on seesama strateegia, mille alusel tulebki Eestisse Euroopa tugiraha, aga ka see dokument, mille alusel Eesti riigist teatud proportsioonis eelarvelised vahendid jagatakse. Ja meie jaoks ongi siin väga selge prioriteet ja seda siin nii Tiit kui ka Andres juba välja öelnud. Selleks, et oleks maaelu, maal peavad olema inimesed. Selleks, et inimesed tuleksid maale või siis jääksid sinna elama, seal peaksid olema inimväärsed, kaasaegsed ja erineva profiiliga töökohad. Mitte ainult põllumeeste või tähendab põllumajandusliku profiiliga spetsialistidele, vaid ka kaasaegsed teenindussektori, ka naistele, ka nende ettevõtjate, naistele ja lastele mõeldud töökohad, et nemadki jääksid sinna ja nad ei otsiks tööd väljaspoolt oma piirkonda. Taustaks selline fakt, et praegu maapiirkonnas on, need andmed küll on 2011, aga eks need enam-vähem samas suurusjärgus ka püsivad, et on olemas 177 jämedalt 177 000 maaelanikku, kellel on tööd. Lisaks kindlasti on väga suur hulk inimesi, kes on tööta. Aga sellest 177 000 töötavast maaelu või maaelanikust käib kas linnas või välismaal 2/3, 116 000. Ja see proportsioon järjest muutub linnade ja välismaa kasuks järjest rohkem. Nii nagu ka muutub kahjuks ka see osakaal, mida põllumajandustootmine on võimeline pakkuma tööhõive mõttes. Ehk siis kui 90ndate alguses oli põllumajandustootmise roll maa tööhõivest 56%, üle poole, siis aastal 2012 on see protsent 12,3. Ehk siis praktiliselt 5 korda on vähenenud põllumajanduses hõivatud tööjõud. Mis tähendabki seda, et need 4/5 tegelikult enamus neist on kolinud kas linna või välismaale ja nii see maapiirkond tühjeneb. Ja see proportsioon halveneb, ehk siis see areng täpselt samas suunas allapoole liigubki ja sellepärast me nagu ettevõtluse edendajatena lööme häirekella, sest et kõige suurem prioriteet selleks, et edasi võiks rääkida maaelu jätkusuutlikkusest ja mitte ainult mingi muu ettevõtlusega, kaasa arvatud ka põllumajandusettevõtluse jätkusuutlikkusest, oleks vaja pidev spetsialistide, noorte inimeste kapitali ja energiat ja innovaatilisi ideed omavate inimeste juurdevool maale. Need inimesed, kes sealt on lahkunud, tuleb tagasi tuua iga hinna eest. Ma võib-olla valetan numbritega natukene, sest et see oli päris mitu kuud tagasi, aga põllumajandusminister on ühel koosolekul välja öelnud, et viimase 20 aastaga on
põllumajandusest ja maapiirkonnast kadunud 125 000 töökohta. No kuskil suurusjärgus ilmselt siin on kindlasti teadjad mehed, kes kas kinnitavad või vastu vaidlevad. Et sellist massi töökohti lihtsalt turismitalude ja väikefarmidega enam taas ei tooda. Selleks tuleb tuua tagasi kõik need inimesed, kes on maalt lahkunud. Ja mitte ainult need inimesed, vaid ka tuleb tuua nende raha ja nende pered ja nende soovi, aga nendele tuleb luua motivatsioon sinna maale tulla. Nüüd maaelust ja põllumajandusest on päris palju müüte ringlemas, kaasa arvatud müüte, et otsetoetused on sellised, kus nagu praktiliselt kõik põllumehed saavad ja saavad piisavalt ja saavad nii, et jätkub. Siin on väike statistika ka, et otsetoetused jagunevad Eestis niiviisi, et 1,7% arvuliselt põllumajandustootjatest saavad 75% summaliselt otsetoetuste eelarvest. Ehk siis siin on väga suured käärid ja väga suur teatud dissonants. Näiteks Euroopa Liidu keskmiselt on see summa näeb välja nii, et 85% toetustest saavad 19% ettevõtjatest. Aga lugu on nii, et Eestis lihtsalt on väga tõsiselt jätkub põllumajandustootmise kontsentreerumine ja kontsentreerumisega alati kaasnevad ühelt poolt töökohtade vähendamine, teiselt poolt, kuna me otsetoetuste puhul räägime hektaripõhistest toetustest, siis mida suurem on ettevõtte, seda suurem on tema saadavad toetused. Ja see on muidugi suurtele väga hea võimalus ennast arendada veel suuremaks, aga väiksematele, keda jääb nii vähem kui ka need ei kasva piisavalt, sisuliselt otsetoetustest väga suurt kasu ei ole. Vähemasti tõsise moderniseerimise mõttes väike talunik ja väike tootja lihtsalt otsetoetustega läbi ajada ei saa. Ja sellega seoses nii EVEA kui ka talupidajate, Eesti Talupidajate Keskliit, kes valdavalt esindab just väiketalunikke, väiketootjaid, seisavad väga sarnastel positsioonidel, et ühelt poolt otsetoetuste osas tuleks tagada suuremat õiglust. Kas see on siis see, et esimesed hektarid toetatakse kõrgema määraga kui järgmised või see on mingi muu süsteem, aga teiseks need maaelu arengukava sellised projektipõhised investeeringutoetused, mida tehakse konkursi korras projektipõhiselt ja mida tõesti saavad kaugeltki mitte kõik, et siin tuleb tagada väiksematele paremad võimalused sellele rahale juurde pääsemiseks, sest et teatavasti nii väikeettevõtja laiemalt kui ka põllumees ettevõtja ei ole pangale atraktiivne ja krediidivõimeline klient, erinevalt suurettevõtetest, mille järgi hea meelega jooksevad sabas nii pangad, välisinvestorid kui ka erainvestorid. See on õige. Jah, tänan. Ja sellega seoses me oleme esitanud tegelikult mõned sellised võtmepositsioonid selles Põllumajandusministeeriumi juures tegutsevas maaelu arengukava juhtkomisjonis, mida ma tahtsingi teile lühidalt tutvustada. Ja esimeseks prioriteediks, nagu oli jutt, et kõik toetused ja kõik üldse poliitikameetmed peavad silmas pidama uute töökohtade loomist, sest uued töökohad paraku on see, mille taga seisab kogu maaelu püsima jäämine ja areng. Ja uued töökohad ja üldse töökoha loome praeguses maailmas, ja see ei ole ainult Eestis, toimub eranditult mikro- ja väikeettevõtetest, kus juures valdavalt mitte põllumajanduslikes ettevõtetes. See on statistika, selle kohta on tehtud palju uuringuid ja viimati ka Eestis 2012 oli üks selline üldine väikeettevõtluse uuring, mis väga hästi toob need numbrid välja. Ja sellest tulenevalt, kui küsitakse, aga miks te arvate, et peab toetama just mikro- ja väiksed ja mitte põllumajandusettevõtteid, vastus ongi see, et ainult ja peamiselt sellepärast, et see on ainus jõud, mis on võimeline taas tootma kvaliteetseid töökohti maapiirkonda, mis omakorda on eelduseks ja tingimuseks, et inimesed ei lahkuks ja inimesed tuleksid sinna tagasi.
ja oleme ka seisukohal, et ka kogu see maaelu toetuste süsteem tuleb otseselt siduda töökoha loomega ja toetama ning eelistama just neid projekte, mis loovad juurde töökohti. Loomulikult ka iseenda töökoha loomine on väga oluline ja selles mõttes ka FIE-na tegevuse alustamine ja ainult oma isiklikult või siis oma perele töökoha loomine on ka väga suur asi, aga me peame ikkagi seoses selle massilise töökohtade kadumisega seadma fookust just sellistele ettevõtetele maale tekitamisele, mis loovad korraga 10 või 15 või ka isegi 20 töökohta. Sest ainult siis on võimalik saavutada mingisugust läbimurret ja mingisugust tagasipööret selles linnastumisprotsessis. Me oleme taotlenud sellega seoses ka võrreldes praegu lõppeva eelarveperioodiga olulist eelarve suurendamist ettevõtluse mitmekesistamisele. See mitmekesistamine ongi see, mis nagu maaelu arengu kontekstis, kui siin on inimesed, kes võib-olla väga täpselt ei ole kursis, mitmekesistamine ongi see mittepõllumajandusliku ettevõtluse arendamine. Kas põllutootmise asemele selle kõrvale või päris nagu tühjalt lehelt. Ehk siis need ettevõtjad, kes on juba maal või siis need, kes tahavad sinna tulla. EVEA üldiselt soovib, me seda ei ole saavutanud ja ma kardan, et sellest perioodist me seda ei saavuta, et toetatav oleks mitte üksnes olemasolev ettevõtlus, vaid ka uute inimeste toomine linnast maale ehk siis ettevõtlusega alustamine. Ja siin mitte ainult mitte põllumajandusliku, vaid ka põllumajandusliku ettevõtlusega. Ma ise tunnen mitu inimest, kes tahavad alustada põllumajandusliku ettevõtlusega, selleks ei ole mitte ühtegi fondi. Kui tavaettevõtlust, ütleme, mitte põllumajanduslikku ettevõtlust veel kuidagi viisi ja väga piiratud kujul toetab EAS, siis põllumajandusliku ettevõtlusega alustamiseks ei toeta mitte keegi. Küll on olemas väike noortaluniku toetus, aga see on väga kitsale ringile ja ainult juhul, kui su esivanemad on ka põllumehed. Aga kui mina näiteks tahaksin hakata maasikaid kasvatama ja mul oleks selleks maa, siis kõike seda tuleb teha oma riskil ja mitte ühtegi toetust ei ole enne, kui sul on jätkusuutlik korralik ettevõte ja kui seda tegelikult enam väga tõsiselt abi ei vaja. Nii et mittepõllumajandusliku ettevõtluse toetamine koos ka põllumajandusliku väikeettevõtluse alustamisega peaks olema kindlasti üks suund. Teine teema on siiamaani mittepõllumajanduslikud investeeringud toetatavad väga väikeste summadega, maksimum 100 000 eurot 7 aasta jooksul. Ehk siis, kui me räägime näiteks maapiirkonnas miljööväärtuslike hoonete taastamisest, kui me räägime mahajäetud hoonete kasutusele võtmisest, kui me räägime ükskõik millise kaasaegsel tehnoloogial põhineva väiketööstuse rajamisest, siis see summa saab olla mitte 50 või 40%, nagu enamus meetmete puhul need investeeringud toetatakse. Et see summa võib-olla kujundab endast 7 või 10% kogu investeeringust. Ja kui sa juba maaettevõtjana tuled ja kuskil väikses külas võtad kasutused seisnud hoone ja paned sinna kaasaegsed kommunikatsioonid ja seadmed, siis tegelikult sa investeerid samaväärselt linnaettevõttega, aga su tagatisvara, su kinnisvara väärtus on võrreldes linnades asuvate objektidega on ju mitmekordselt väiksem. Et selles osas, kui me vaatame üldse, miks toetada ettevõtlust, ettevõtjad tegelikult ei ole need, keda peab toetama, need ise tegutsevad, need ise loovad lisaväärtust. Need on ainsad, kes loovad lisaväärtust ja kes loovad riigi rikkust. Sest tegelikult kogu see muu raha, mida jagatakse riigis, on kunagi loodud ettevõtluses ja sealt ta on pärit. Kuid teatud ettevõtjate kategooriad on ebasoodsamas olukorras ja on olemas niinimetatud turutõrge, ehk siis turg ei toimu, pangad ei laena, kinnisvara on väikse väärtusega, tööjõudu ei ole, infrastruktuur on vilets. Kas see on minu mikrofon, mis teeb häält? Ja siis see ongi turutõrge, see ongi põhjus, miks maksumaksja peab üldse oma maksudest mingisugust ettevõtjat toetama.
ja Valneri Sulev, tule siia. Sulev! Personaalne kutse. Tule siia, ärge nii mööda. Personaalne kutse. nii et ettevõtlust maal tulebki toetada vaid siis, kui ta seda tegelikult vajab, kui on tehtud kindlaks turutõrge ja mitte vaid selle mõttega, et need on tugevad firmad, kes annavad olulise osa meie ekspordist või meie teatud valdkonna toodangumahust või siis kelle taga potentsiaalselt võivad nagu koonduda väiksemad allhankijad, sest et selline ideoloogia praegu domineerib ka tegelikult teiste ministeeriumide ja teiste valdkondade toetuste kavandamisel. Toetatakse suuremaid nii-öelda vedureid ja kõik see muu, ehk siis mikro ja väiksed, need on nii-öelda selline mass, hallmass. Noh, vahest antakse mõista isegi, et prügikala, et noh, katsuge ise hakkama saada ja kui ei saa, siis küll te olete nii dünaamiline jõud, et hästi tekivad, hästi suurevad, siis tekivad jälle. Noh, peabki nii olema, aga suurtele umbes peab alati hoidma kätte, et jumala pärast need koondama ei hakkaks või kaduma ei läheks. Ja siin ongi see, ma arvan, natukene ka filosoofiline vahe selle platvormi vahel, millel seisab praegu EVEA. Me räägime, et tugev maaelu ja tugev keskklass tekib väikeettevõtjate, mikroettevõtjate, iseendale tööandjate najal. Need ei käi streikimas, ei korralda suuri protestiaktsioone, need teevad oma tööd. Nendel on küll kahjuks väga nõrk organiseerumisharjumus. Nendel ei ole võib-olla õnneks ametiühinguid, aga nendel ei ole ka kombeks kuuluda kuskile liitu, väga suur osa neist on nii-öelda vabal käigul, igaüks arvab, et noh, minust ei sõltu nii ehk teisiti midagi, ma olen nii väike, kes mind kuulab, aga tegelikult kuulatakse, sest kui meid koos on rohkem, siis meid kutsutaksegi kuskile laua taga ja seal me saamegi rääkida seda kollektiivset arvamust, mida ka EVEA nüüd tegelikult püüab jõudumööda teha. Aga tagasi tulles meie soovidele, me soovime, et toetusest suurus oleks miinimum või õigemini maksimum toetuse summa oleks vähemalt 200 000 perioodi jooksul ehk 7 aasta jooksul, sest see oleks juba natukene märkamisväärsem raha, et kas või kolmandiku katta nendest kuludest, mis on vaja näiteks selleks, et ühe korraliku hoone või ühe korraliku tehnoloogia püsti panna. Me oleme saavutanud esialgu sellise kompromissi, et 150 saab see olla 100 asemel. No seegi hea, ütleme parem kui mitte midagi. Me räägime sellest, et uues MAK-is tahetakse piirata väiketoidukäitlejate võimalusi teha investeeringuid suurematesse projektidesse. See näeb välja selliselt, et kui seni toidukäitlejad said taotleda päris suurt summat, ta oli praeguses perioodis circa 1,9 miljonit eurot 7 aasta jooksul, siis nüüd tulevikus tahetakse väiksematele võimaldada seda piiri kuni 200 000, no nüüd viimane ettepanek oli 300 000, aga suured kuni 2 miljonit. EVEA on seisukohal, et kogu idee toetamisel peab andma võimalust just väiksemale teatud niši ja võimaluse leidmisel kasvada hüppeliselt. Kui tõesti väike ja tubli toidukäitleja, kellel on avanenud järsku näiteks Saksa turg ja ta vajab 10-kordistada oma toodangut, ta ei saa seda teha 100 000 või 200 000 euroga. Ja samas, kui ta peab ehitama uut hoonet ja ostma uut liini, siis see maksab väiksele täpselt sama palju kui suurele. Ainult, et suur saab oma toetust protsentuaalselt kas 40 või 50% ja ülejäänud on oma finantseering. Väike peab piirduma selle 300 000 ja ülejäänud maksab ise, kus juures pankad väiksele ei laena pea meelega, mis panebki pidurid, et sisuliselt väiksed jäävadki väikesteks, suured jäävad või kasvavad veel suuremateks. Ja siin on muidugi väga suured diskussioonid, sest hetkel on ettepanek, et suured saavad kuni 2 miljonit ja me mitte kuidagi ei suuda kokku leppida ministeeriumiga, et suuri tegelikult ei ole üldse mõtet toetada tagastamatu abi vormis, sest suurettevõttel on fantastiliselt head suhted pankaga ja toidusektor on Eesti üks väheseid sektorid, mis ei ole majanduskriisi ajal kokku värisenud, mis on absoluutselt jätkanud kasvamist ja jätkab kasvamist, mis ekspordib, mis laieneb ja mis on väga krediidikõlbulik.
Et selles mõttes siin nüüd järgmisel perioodil on kavas ka toetuste kõrvale finantsinstrumendid ehk siis garantiid, riiklikud garantiid ja tagatised. Ja see on just selline kõige sobilikum instrument keskmise suurusega ja ka suurettevõtetele. Ja seda vähest toetuste eelarvet, mis on võimalik jagada, tulebki jagada nendele, kellel on reaalne turutõrge ehk siis mikrod ja väiksed, keda pangad ei võtta jutule. Meil on ka muidugi siin igasugused konkreetsed ideed olnud, et ühte ma tahaksin teile lühidalt nüüd tutvustada, sest et see on see, mis on teine mure, et tootmiskulud kasvavad ja teatavasti energiaturu avamine ei teinud ettevõtjale head. Ja siin koos maaturismiga tulime ka sellise initsiatiiviga, et teha spetsiaalsed meetmed maaettevõtjatele taastuvenergeetika mikrolahenduste võimaldamiseks ehk siis investeeringutoetus selleks, et panna oma tuulik, oma päiksepatereid ja oma väikest energiatarvet sellega rahuldada ja sellega vabaneda monopolide diktaadist. Ja meil on konkreetsed näited, kus väikeettevõte ütleb, et ma panin oma tuuliku ja ma ei tundnud näiteks hinna vabanemisega seotud hinnatõusu. Ja sellised lahendused kindlasti töötaksid nii turismiettevõtetel kui ka väiketootjatel. Hetkel meil küll ajatakse niisugust roosa udu, et Eesti taastuvenergia kvoot on täidetud tuule- ja päikseenergia poolelt. Ainukene, kus ta ei ole täidetud, on bioenergia või siis taastuvenergia kasutamine transpordist, sellepärast kõik järgmise perioodi selleks mõeldud rahad lähevad transpordi peale, et hakkame siis ajama rapsist või ma ei tea millest, igatahes teeme kütust, biokütust ja püüame siis propageerida ühiskondlikku transporti ja ka äratransporti, mis sõidaks biokütusega. See on ka muidugi kindlasti vajalik, aga ma julgen karta, et see tekitab sellist majanduslikku efekti, mida oleks tekitanud just nimelt nende mikrolahenduste võimaldamine, mis vähendaks nende samade mikro- ja väikeettevõtjate kulusid. Siis need ei vajaks nii palju pangalaenu, mida nad niikuinii ei saa. Ja siis nendel jääks rohkem raha investeerimiseks ja rohkem raha oma tootearenduseks ja ka ellujäämiseks. Ja sellel teemal me kindlasti jätkame läbirääkimisi. Ja kindlasti on üks teema ja selles teemas me teeme ka koostööd Maaomavalitsuste Liiduga, et tuleb, ja see väljub juba MAK-i teemast, aga see on selline üldine teema, tuleb leida sellised seosed ja sellised hoovad, et teha omavalitsused otseselt huvitatuks ettevõtluse liigi meelitamiseks ja ettevõtjate hoidmiseks oma territooriumil. Sest hetkel tegelikult ei ole omavalitsusel ei ole sooja ega külma, kas tal on ettevõtja seal või mitte, sest et teatavasti tulumaksu makstakse ju niikuinii registreeritud elanike poolt, aga selles ettevõttes võib töötada kas või 200 inimest, need kõik tulevad teisest vallast või teisest linnast ja sellest ei ole mitte kellelgi mingit kasu. Et see on kindlasti üks selline teema. Ja siis ma võib-olla, teemasid on palju, tegelikult see MAK on kohutavalt suur ja väga mitmetahuline, et me räägime siin ikkagi sellest, et väikeettevõtlus, maaettevõtlus, põllumajandusettevõtlus, toidukäitlemine, need on kõik ühed olulised osad sellest suurest tervikust. Need ei tohi vastandada, need peab panema tegelema koos, sest see, mida ei suuda üks komponent, mida ei suuda näiteks teha põllumajanduseks, sest luua töökohti, suudab teha mittepõllumajanduslik ettevõtlus, mida suudab teha põllumajandus ehk siis luua mitmekesised ja atraktiivsed toidud ja tagada teatud toidujulgeolekut. Seda jällegi ei suuda muu ettevõtlust. Meil on väga palju teha selle ühise eesmärgi nimel, et Eesti riik püsiks, et maaelu püsiks, et meie loodus püsiks puhtana, et oleksid inimesed maal, et noored inimesed oleks siin ja mitte Iirimaal seal igasuguseid linde kitkumas ja kala rookimas. Ja siin ma
lihtsalt väga loodan, et need jõud, kes praegu on selle MAK-i ümber, et need suudavad lähitulevikus leida palju rohkem ühist keelt ja mitte niivõrd seda rahatekki nagu teineteise suunas tõmbamisega tegeleda, vaid teha koostööd ja leppida kokku, kuidas me teineteist saame aidata ja kuidas me saame need inimesed ja seda kapitali maale tagasi tuua. Bravo. No nii. Kas kõik said aru, kui sisuka naisterahvaga on tegu? Risti ei hakka avaldusi korjama EVEA liikmeks astujate huviliste poolt. Palun kõik ettevõtted. Siin nagunii suurettevõtjad ei paista, paar mikroerandit, aga et esindus peab toimima ja nii sisukate tegelaste abil saab hääl jõuda kuskile. Et vaatamata sellele, et Jaanus ja Jaan on Marinaga ühe laua taga põllumajandusministeeriumis sotsiaalpartneritena ja vastanduvad lausa seal. Tegelikult tahetakse ühte asja, aga miks toimub selle ühe rahapaja juures vastandumine, on tõepoolest see, et muud rahapajad ei ole täna maaelu suunal reaalset sõbralikkust üles näidanud. Miks? On omaette küsimus. See, et täna üritatakse maaelu arengukava rahaga tõepoolest teha regionaalpoliitikat, teha põllumajandusvälist ettevõtlust, on vajadus, aga tegemata töö regionaalministeeriumi ja majandusministeeriumi haldusalas sellel suunal on see, millele me kõik saame viidata ja siin palun täna kindlasti ettepanekuid, et millised võiksid olla ettevõtjatele atraktiivsed tegevused siis just sealtpoolt, et sooviksime hakata ettevõtjaks maal. Miks peaks tulema Tartust Meremäele või Varstusse ja panema seal 10 töökohta püsti. See on see, mis reaalselt vajab lahendamist. Nüüd võib-olla ma sissejuhatavas osas enne, kui küsime teite käest ja Andres siin märkis miskit üles, kirjeldan lühidalt ka selle olukorra, mis supi sees ise olen oma teadliku elu olnud ja 6 põlvkonda nende juurte peal, mis Missio kandis, Kärina külas, Nopri talus on olnud, on tänaseks see, et meie 5 lapsest 3 on need, kes sooviks jätkata sealkandis elu ja ettevõtlust. Sõbrad, ma ei ole kindel, et kõik seda vaatavad nagu positiivsena, et see, et maalt minema tundub palju loogilisem kui see, et keegi normaalne jääb maale. Aga meie oleme oma perega selle nimel punnitanud ja meie saame öelda 3 lihtsat asja, mis peaks olema selleks, et noor generatsioon jätkaks. Ja see on põnev eneseteostuse võimalus, kasumlikkus ja konkurentsivõimeline elukeskkond. Ja kui me täna oleme siin erinevate tahkude pealt vaadanud, et mis siis maal toimub ja Andres kirjeldas seda, et kas on olemas eluks vajalik ala, tee lahti, elekter, internet. Sõbrad, me tegelikult teame, et sellest ajast õnneks oleme mööda, et nii lihtsate asjadega maal enam hakkama ei saadaks. Isegi tagasihoidlikud kohalikud omavalitsused suudavad suitsuni tee lahti ajada ja netipulk saab 10 raha eest kuus tootma, mitte kõige sügavamas orus, mitte kõige sügavamas metsas, aga põhjusmõtteliselt see, mis on vaja eluks, on võimalik küla vahel tekitada. Seega on küsimus ikkagi ainult selles, et kuidas elukeskkond, mida noor generatsioon vajab, sigineks. Kuidas kriitilised teenused oleksid saadaval, kuidas sõpruskond oleks olemas
ja muu taoline. Kuidas kohalike omavalitsuste pädevust, võimekust suurendada nii, et ettevõtja ei oleks peeditud, ei oleks koormatud täiendavate kohustustega, kui tema julgeb või tahab ettevõtjaks olla küla vahel. Ja alustasin oma juttu, et olin kaua distantsis kohalike omavalitsuse korraldamisest ehk eemaldusin, kuna see tundus täielik jama olevat, mõttetu aja raiskamine. Täna, kui sa näed, et kohaliku omavalitsusest sõltub ettevõtluskeskkond tegelikult ka, siis oleme uuesti seda aitamas, seda punnitamas oma ettevõtlusajast, oma energiaga ja veelgi enam. Tule maale algatus on selle tipp ja selle tulemusi täna arvulises mõttes oleme Eesti rahvale ka välja andnud ja kui 11 kuu tulemusena on Misso 500 inimesega valda juurde saadud 16 peret, 30 last ja meie teame, mis on selle sisu ja selle sisu on see, et nende perede kvaliteet, võimekus on kõrgem kui koha peal täna olemasolev, siis see on tulemus, mille üle veel kahtlejad ilguvad ja ütlevad, et see niikuinii ei lõpe hästi, et hää küll nüüd, et vahetulemus on, et justkui keegi on laekunud sügavasse metsa, on olemas, aga see, et selle nimel tuleb teha tööd, seda peab keegi tegema. Minu enda ettevõtte raha on võetud ettevõtlusest välja selle 11 kuu jooksul ei rohkem ei vähem kui 100 000. Ma ei ole, selle sees ei ole aega ega energiat, mis sinna panustatud on. Ja vallast ei ole võetud vastupidi mitte ühtegi senti, sellepärast et 600 000 eelarvega valla 5% arengurahast ei ole võimalik võtta. Kogu vald kontrollib, iga inimene kontrollib, et vald teeks nende kohapealsete jaoks iga sendi eest maksimaalselt. Ja kui mingi arusaamatu tegevus toimub selle kasina arenguraha eest, siis see on tulistamise alla kuuluv seltskond, kes seda julgeks teha. Nii et selles mõttes need initsiatiivid, mis tuleviku maaelus peaks toetust saama, põhinevad ja saavad alguse inimestest, kogukonna plaanidest ja minu väide on täna, kiitke heaks, vaielge vastu, on see, et iga piirkond, iga vald, iga kogukond peab leidma oma äriplaani, mida reklaamida, millega konkureerida teiste elu- ja ettevõtluskohtadega, et kas sellesse kohta soovib tulla milline pere, kellele meeldib see plaan, mida reklaamib välja see kogukond. Näitena ennist Setu valdade koostöö on üle riigi tuntud ja teatud. Misso ei ole kõva Setu vald, on partner ja osaline, aga meil on maaelu kogemise äriplaan. Ehk meie tahamegi näidata kõigile, kes soovivad maaelu elementidega tutvuda, seda, mis maaelu võimaldab. Meremäe seevastu näiteks ütles, et nendel on kultuuripiirkond, Setu kultuuripiirkond, kuhu oodatakse peresid, kes teevad kultuuriettevõtlust ja nii edasi. Ja nüüd siis selle kohaliku initsiatiivi toetamine riigi, kohaliku omavalitsuse ja maale tulevate ettevõtjate energiaga on minu silmis see, mis peaks Eestis käima minema, et oleks omanäolisus, oleks käimas majandus ja oleks töökohad ja põnevus ja säiliksid kriitilised teenused, olgu siis tegu lasteaia, kooli või taksoteenusega.
Andres, sul oli ka veel enne, kui viskame mikrofoni rahvasse. Või? Ma jätaks lõpuks, mul on ettepanekud ka. No nii, aga nüüd siis läheb tulistamiseks. Kersti, esimesena president. Ma vaatasin ja kuulasin teid seal. Mul endal sai üleeile 26 aastat oldud ettevõtjana. Ja mõtlesin, huvitav, kuidas me siis oleme jõudnud nii kaugele? Ettevõtjad, talunikud, teadlased, kõik istuvad, arutavad ja räägivad, istuvad erinevates komisjonides. Mis seal põllumajandusministeeriumis on siis? Kas see mass, see ametnike mass on mingi hall ollus, mida suurtalunikud, väiketalunikud, liidud, EVEA, kõik lükkavad ja tõukavad ja nemad vaatavad, kes on targem. Me oleme ju pidanud valima, me ju valisime Riigikogusse targad poliitikud, kellele meie meelest meeldivad need programmid. Mida me oleme teinud valesti? Või nagu Andres küsib, kuidas me saame seda jõge siis nagu teistpidi pöörata? Kas meil ei ole õiged otsustajad? Kas nad ei oska otsustada? Miks sa, Marina, istud seal? Palju sa oma nädalaid oled kulutanud sinna nendesse uude sinna eelarveperioodi? Miks sa istud seal ja kes sulle maksab selle eest? Ei maksa keegi. Võib-olla see viga ongi, et ega MAK valitsus tähendab ei lähe Riigikokku. MAK-i kinnitas valitsus ja Riigikogu pole siin asja oluline, et see on 2 miljardit. Et see on juba seadusandlik viga praegu. Ei no küsimus, ega siis kas põllumajandusministeeriumi rumalad inimesed on seadusandlik viga või? Mina tahaksin nüüd siia tuua natukene teise tooniku tohi. Jah? Et vastaks natuke ka sellele küsimusele. Kuulasin siin enam Andres Harrakut, kelle kommentaare ma ka olen oma uus alati kuulanud. Kuulasin ka siin Marina kaasa. Tegelikult on ju küsimus selles, et te rääkisite natuke nagu erinevatest asjadest. Et härra Harrak rääkis ju teemast, et jõgi on vaja teistpidi pöörata. Aga andke andeks, MAK on väikene nirekene. Maaelu arengukava on selles paradigmas või selles asjas, mida me siin räägime, maaelu muutmine ja jõe teistpidi pööramine, siis maaelu arengukava on väikene nirekene, see ei ole isegi oja. Et selles mõttes ja ülejäänud jutt on meil olnud keskendunud selle maaelu arengukavale, see on üks rahastu Euroopa Liidu kõikidest rahastutest. See on 900 miljonit eurot, kui ma mäletan. No võib-olla isegi vähem. Põhimõtteliselt on seda maaelu arengukava, mina ei ole olnud, ma olen praegu ettevõtja ja ma sellise aktiivse erakonna poliitikaga praktiliselt ei tegele. Või väga vähe, ütleme niimoodi, otse ausalt. Et ma olen olnud kogu aeg tegelikult diskussioonis või teisel pool rindeemalt natukene praeguse põllumajandusministriga. Nende teemadel üsna oma sellise varasema poliitilise tegevuse jooksul. Täna ma pean ütlema, et ma olen selles maaelu arengukava juhtkomisjonis istunud ka praktiliselt alati kohal olnud enam-vähem 1,5 aastat. Seal on 30 erinevat organisatsiooni istuvad ümber laua ja ma pean tunnistama, et tegelikult ju see maaelu arengukava praktiliselt ei ole mitte keegi peaaegu rahul. Miks ta ei ole rahul? Ma tahangi öelda, et see on praktiliselt ikkagi selle 1,5 aasta peale, kui keegi ei ole rahul, siis tähendab on leitud mingisugune selline enam-vähem kompromiss. Selles mõttes ma praegu ministrit, kellega ma olen alati vaielnud, ma pigem julgeksin öelda, et jah, see kava ei ole selline, nagu ta võib-olla peaks olema alati. Ka siin inimesed ütlevad, et ta ei ole selline, nagu ta peaks olema, aga ta on nagu selline kompromiss, mis on nagu olnud võimalik ikkagi enam-vähem nagu sõlmida. Ma arvan, et selles mõttes on ta tasakaal. Aga kui me tahame rääkida sellest jõe teistpidi pööramisest, sellest jõest, siis sellest ei piisa, ei mingist maaelu arengukavast. Selleks on vaja põhimõttelist riiklikku poliitika teistsugust hoiakut. See on väga Jaanus, ettepanekuid. Mis sa teeksid, kui sa oleks pööraja? Ma rääkisin, et siin me nüüd olemegi nende ettepanekute kokkukorjamised. See tähendab tegelikult omavalitsuspoliitika absoluutselt teistsugust riigieelarve ja kohaliku eelarve vahekorda oluliselt teistsugust. See tähendab, siin on võib-olla härra Harrak on maksuteoreet ja rahanduspoliitikas kindlasti oluliselt kogenum kui mina näiteks, aga küsimus, kas annab seada ettevõtjatele mingisuguseid erisusi selliseid, et raha toodaks peamistest kasvukeskustest välja. Mul on ettepanekud nüüd ja võt need on need küsimused, millest me räägime, et selle maaelu arengu rahastu ümber selle väikese
labidaga tehtud nirekese kallal me võime rääkida palju tahes, aga sellega nagu põhimõtteid nagu ümber ei muuda. Ja mis puutub siin nüüd võib-olla sellest sageli on ka vaadatakse seda põllumajanduse ja muu ettevõtlust nagu natukese nagu vastandumisena või püütakse neid nagu vastandada. Tegelikult see nii ei ole. Kui me tegelikult vaatame Eestis ringi neid kohti, kus on edukalt toimiv põllumajandusettevõtlus, siis me näeme, et seal on ka muu ettevõtlus olemas. Et tegelikult on põllumajandusmaa kui selline on meil metsik ressurss, maa, mets ja põlekivi, rohkem meil suurt midagi polegi. Maad on Eestis inimese kohta põllumaad praktiliselt Euroopast kõige rohkem. Me peame seda ressurssi kasutama ja kui me nüüd selle ressursi suudame ära kasutada, need põllud ära harida, siis sinna on võimalik tekitada erinevaid mooduleid juurde, erinevaid ettevõtlusmooduleid. No seal, kus mina tegutsen ettevõtlusega siinsamas Järvamaal, meie rajasime sinna näiteks koos energeetikafirmaga biogaasijaama. See loob kohe täiendavaid mooduleid, täiendavaid võimalusi. Sooja hind odavneb. Töökohti Jaanus ootab. Sooja hind odavneb. Kuule nüüd, ma räägin mooduleid. Need moodulid tekitavad sinna siis ka töökohad. Odavam soe seoses selle sama näiteks energiaga, biogaasiga on kohe võimalus teenuste firmadel pakkuda transporditeenust. Kui on arenenud põllumajandusettevõtlus, mis toimib, siis on võimalik rääkida ka sellest, et on mida töödelda. Ehk neid liha või piima või neid minu pärast või villavabrikuid midagi ümber töödelda. Ja see saab tekkida sinna, kus on mida võimalikult lähedale tooraineallikale. Järgnev moodul kõrvale. Odav sooja energia, mis täna suvel lendab näiteks õhku, see loob täiendava mooduli võimaluse minu pärast puidu kuivatuseks või milleks iganes. Edasi järjekordne täiendav moodul ja seal on ka need töökohad küljes. Et selles mõttes me neid erinevaid ettevõtlusvaldkondi nagu ei tohiks vastandada, olgu nad suured või väikesed, sest vaadake, ühiskonna arenguspiraalis meil on olnud mingisugune ajajärk 100 aastat tagasi, kus mäletati vanasti oli see olukord, kus igasse talusse tuli rätsep ja õmbles kogu talu perele rõivad selga. Tüüpiline väike ettevõtja. Ja siis tehti osa rõivaid, tehti kodus, inimesed ise tegid, eks ole. Aga sellise majanduselu või ühiskonna arenedes tekkisid tehaseriided, hakati valmistama tehaseriideid ja kõik käisid nende samade tehase riietega ringi ja võis ju siis arvata, rätsepad on kunagi isegi masinapurustajate liikumise küll kangruid puudutas. Et võiks ju arvata, et rätsepad on kole vihased, et näe, kuramus tulid tehase riided ja ei ole neil tööd enam. Tutkidki. Ka praegu on inimesi küll ja küll neid, kes lähevad rätsepa juurde, sellepärast, et neile meeldib just nimelt rätsepa ülikonnas ringi käia. Ja sama teema on täna jõudnud tegelikult ka toidutootmisega mingis mõttes. Sinna ei ole midagi teha, see on ülemaailmne protsess ja selles mõttes me ei saa rääkida sellest, et see toidutootmine pöördub tagasi kuhugi nendesse teistesse aegas. Tasub käia ühel põllumajandusmasinate messil 10. november Hannover, kõik oodatud, keda huvitab. Mina olen seal igal aastal käinud, kus on näha, missugused on masinad, kuhu arenevad trendid. Järgneval perioodil, hiljuti käies Londonis oli piimatootmise selline arutelu. Esines Arla piimatööstuse inimene, kes tõi välja, et Taanis, mis on meil alati põllumajanduse eeskujuks olnud, 2021. aastaks väheneb 50% piimatalude arv. Väheneb, sest midagi ei ole teha. Me oleme 100 aastat seda Taanit vaadanud, vaatame nüüd ka, see juhtub seal. Et selles mõttes me ei tohiks nagu neid vastanduda, aga peaks olema võimalus, et ka meie siin Eestis suudaksime tagasi teha selle konkurentsi kaotuse, mis meil siin sellest 50 aasta jooksul on tegelikult ju juhtunud sellel mitte turumajanduslikul ajal. Et me suudaksime seda põllumaad siin kasutada konkurentsivõimeliselt ja oleks siis ka võimalus neid mooduleid sinna juurde haakuda, sest tühja koha peale ei teki mitte midagi. Aitüma, aga ma arvan, et Jaanuse käest veel üks küsimus, üks lühi vastus on see, et kas sinu meelest on hea, kui on palju omanikke Eestimaal ja need on eestimaalased või on vähe suuri kontserne, mis on atraktiivsed rahvusvahelisele kapitalile? Ma arvan, et on väga hea, kui on üsna palju omanikke maal, see on loomulik, et see nii on. Seda arvan mina, ma arvan, siin teistmoodi arvamust ei saa ka arvata. Küsimus on ainult, kus kohast on see suur ja kus maalt hakkab väike. Et ma saan aru, sina tahad nimetada ennast väikeettevõtjaks, aga ma pean sulle tunnistama, et kui me võtame lahti PRIA lehekülje, kus on suurimad piimakarjad, siis sina kuulud
noh 120 hulka. Et järelikult see on suurtootja selles mõttes näiteks. Et selles mõttes me võime ennast igatepidi nimetada, kuidas me tahame, aga loomulikult on mõistlik, kui on Eestis võimalikult palju ettevõtjaid ja omanikke. See on absoluutselt loomulikult, see nii on. See küsimus oli lihtsalt sellest ajendatud, sõbrad, et me peame mõtlema ka, kuidas võiks mõelda riik ehk strateegiliselt